Politseil ja Päästeametil ei möödunud ka eilne päev vahejuhtumiteta. Leebaku päästekomando sai möödunud ööl teate, et ühest Aleviku kortermajast on tunda tugevat kärsahaisu. Kohale sõitnud päästetöötajatel õnnestus poole tunni pärast kärsa haisemine peatada. Kärsa omanikule tehti rahatrahv 300 päevapalga ulatuses. Politsei sai eile teate tähelepanelikult linnaelanikult, kes oli märganud mõni minut enne kella 20 õhtul Tihase bussipeatuses meesterahvast, kes meenutas esiterrorist Osama bin Ladenit. Mõne minuti pärast sündmuspaigale jõudnud K-komando eriüksuslased tegid kindlaks, et meesterahvas ei meenutanud sugugi Osama bin Ladenit, vaid püüdis meenutada, kuhu ta oma rahakoti unustas, kas töö juurde või hoopis sekretär Kati poole. Veel püüdis mees meenutada, millise bussi peale ta õigupoolest minema pidi ning lõpuks meenutas mees eriüksuse töötajatele, et varsti on uuesti jõulud ja tuleks aegsasti lähedastele kingid valmis vaadata. Velluste valla politsei korrapidaja sõnul möödus ööpäev suhteliselt rahulikult. Eile õhtul tuli siiski politseil sõita Heidapere kultuurimaja juurde, kus peeti Aleviku elaniku juubelit. Kohalik elanike vihje peale vahistati kohalik elanik Valmer, kes oli mõnikümmend minutit varem rahva kombestiku pealiskaudse tundmise tõttu kingitud hobusel suhu võtnud. Patrull toimetas meeskodaniku raamatu kokku, et ta saaks ennast tegelikkusega kurssi viia. Politsei teatab, et viimastel nädalatel on järjest sagedamini registreeritud väljapressimisi. Viimane neist läks kirja alles 2 tunni eest, kui Põltsamaa bussijaama tasulisest WC-st teatati väljapressijatest. Operatiivgrupp leidis sündmuspaigalt ka hulganisti väljapressitut. Uudiste saate eetrisse mineku hetkeks ei olnud väljapressijaid veel tabatud.